Kultuuriühing Eesti Fotofestival on heategevuslik organisatsioon, mis sai alguse visionääri, arendaja ja aktivisti Simon Tompeli eestvedamisel ja fotograafide kaasabil 2009. aasta juulis. Eesmärgiks on edendada Eesti fotograafiat ning ühendada fotograafia abil erinevaid inimesi ja aidata kaasa nende arengule. Lisaks aidata kaasa ka koostööpartnerite, kultuuri- ja riigiasutuste pildipankade täienemisele, edendades sellega Eesti kultuuri, ettevõtlust, sise- ja välisturismi. Eesmärgi saavutamiseks korraldab Kultuuriühing Eesti Fotofestival erinevaid fotoüritusi, mille hulgas on erinevate valdkondade fotofestivalid, fotokoolitused, fotokonkursid, fotonäitused ja muud nendega seotud tegevused. Aastal 2010 lisandusid ka foto- ja videoreportaažid, mille eesmärgiks on Eesti suuremate kultuurisündmuste ja koostööpartnerite tegevuse tutvustamine ja kajastamine. Eesti Fotofestivali sihtrühmaks on kõik inimesed, kes tunnevad fotograafia vastu huvi, olenemata vanusest ja sellest, millist fototehnikat keegi kasutab. Ürituste käigus saab asjatundjate käest küsida personaalset nõu ja juhendamist. Eesti Fotofestival on sõpruskond. Vaata, kes on meie sõbrad Facebookis ja hakka sinagi meie sõbraks. Loo omale Eesti Fotofestivali kasutajakonto aadressil fotofestival.ee. Eesti Fotofestival ühendab inimesi. Paljud asjad saavad alguses sügavast kirest. Meie kirg on fotograafia. Fototehnika rentimine. Fotokirjanduse laenutus. Fotograafialane nõustamine tasuta. Telli endale sobiv toode, veendu selle headuses. Seejärel maksa. Kui sulle kaup mingil põhjusel ei sobi, võid selle 14 päeva jooksul meile tagastada. Meie pakutavad tooted on kvaliteetsed ning taskukohased. Sa võid rahulikult keskenduda oma kirele. Jaanuaris 2011 saime aastaseks. Meie klientuuriks on sadu harrastus- ja professionaalseid fotograafe. Remo Savisaar, Viktor Koskin, Aigar Kull, Kertin Vasser, Karl Adami, Urmas Kandron, Lembit Mihelson, Meelis Adamson. Pärnu Keskraamatukogus 5. novembril 2010 avati näitus fotokonkursile Suvepealinn 2010 laekunud töödest. Fotokonkursi viis läbi Kultuuriühing Eesti Fotofestival MTÜ koostöös Pärnu linnavalitsusega. Näituse pildid trükkis kunstitrükikoda Artprint, kes pakub terviklahendusi alates fotode kvaliteettrükist, raamimise ja näituse ülespanekuni. Konkursi žürii esimeheks oli profifotograaf Lembit Mihelson. No, pildid valiti ikka žürii ühise tööna. Ega siis ei olnud kellegi sõna ainuõige. Tegelikult seda kaunist Pärnu linna need inimesi hoopis huvitavamate ja põnevamate nurkade. Tunnustati parimate fotode autoreid. Selleks oli kohale tulnud ka Pärnu linnapea Toomas Kivimägi. On teinud tegelikult tohutu arengu, et ma ei tea, kui 20 aastat oli võib-olla fotokaamera üsna suur haruldus või ma tänan ennekõike kõiki fotograafe, kes osalesid. Ja tänu fotograafiale me samamoodi tegelikult õpime seda maailma paremini tundma. Et ühest küljest on see lihtsalt võib-olla positiivne ja põnev emotsioon, aga teistpidi on see kindlasti ka maailma paremini tundma õppimine ja teine on ka see, et tegelikkuses me võib-olla oma igapäeva toimetustes, kus meil on alati kiire ja alati on tempo, siis meil ei ole nagu aega tegelikult vaadata, mis meie ümber toimub, mida meie inimesed teevad, aga fotograafia on just see võimalus ideaalselt aega peatada, aeg korra hetkeks seisma panna ja siis me avastame tegelikult võib-olla
palju selliseid asju, mida me tegelikult oma igapäeva toimetamistes ei ole nagu märganud. Ja mis on muidugi võib-olla, et veel kõige olulisem, ütleme, et kui me ise veel enam-vähem tajume ja teame, mis meie ümber on, aga kui me tahame kuidagi oma külalistele atraktiivsed olla, siis tegelikult üks paremaid võimalusi ongi tegelikult läbi fotograafia seda teha. 3. koha vääriliseks hinnati Ave Hööveli fotode seeria Rannapublikum ja Vaatlejad. Aitäh teile! Jõudu jätku. Palun. Teise koha pälvis Rein Pärteli foto Harmoonia. Peapreemia pälvis Mehis Palotu foto Ka suvi saab viimaks läbi. Mehis Palotu. Näiteks esikoha võitnud pilt on ideaalse kuldlõikega, ütleksin mina nii. Jalutasin pikalt siin suve lõpus rannapargis ja vaatasin, et mitte ühtegi pilti välja ei tule. Et täitsa 0 päev oli, et tahtsin pilti teha ja mitte midagi välja ei tulnud. Hakkasin ära minema ja siis kuidagi jäi selline motiiv. Esikoha auhinnaks oli kunstitrükikoda Artprint välja pannud kinkekaardi, mis sisaldas fototrükki raamitud kapale. Firma Scale Wireless pani selleks välja 1 terabaidise failiserveri Synologi DS109. Ja see failiserver on suureks abiks, ütleme niimoodi, et väga rahul olen ja aitäh konkursi korraldajatele, sponsoritele, kes selle välja panid. Fotonäitust toetasid Pärnu linnavalitsus, kunstitrükikoda Artprint ja fotostuudio Akribia. Näitus jääb avatuks 4. detsembrini. Tere, mina olen Maarja ning esindan firmat Sisustuspilt. Meie tegeleme kõrgkvaliteetsete piltide ning teiste toodete trükkimisega. Me kasutame oma töös professionaalseid printereid ning laias valikus materjali. Me valmistame pilte kapal servani, üleserva, raamitud kapal, ka alumiiniumplaadil, lõuendil ning ka näiteks klaasil. Me valmistame pilte igas suuruses, nii väiksemas formaadis kui ka suuremates mõõtmetes. Need olid näited meie standardtoodetest, kuid me valmistame ka näiteks fotokleebiseid ning fototapeete. Me toetame ka Pärnu talviste sündmuste fotokonkurssi. Nimelt trükime konkursi raames toimuva näituse jaoks välja põhiauhinnad. Esimene koht saab pildi lõuendil. Teise ning 3. koha jaoks trükime pildi raamitud kapal. Ning ülejäänud žürii poolt valitud parimatele trükime 17 pilti kapal. Konkursil osalemiseks on soovitatav saata pilte JPG ning TIFF formaatides. Piltide maht võiks olla vähemalt 2 megabaiti ning resolutsioon vähemalt 100 dpi-d. Nii on pildid piisavalt hea kvaliteediga, et neid sellistes mõõtmetes trükkida. Me soovime teile konkursil edu ning palju originaalseid ideid. Ida-Virumaa fotopäevad toimusid 20. ja 21. augustil 2010. Toimus maastikuautosafari Aheraine mägede otsa. Peale seda tehti ekskursioon Kohtla-Nõmme kaevanduspargi maa-alustesse kaevanduskäikudesse. Kaamera ees siis. Hilisõhtul rääkis Eesti Televisiooni operaator Jaak Eelmets video tegemisest ja näitas 30 aasta vanuseid enda tehtud filme.
Järgmisel hommikul esitles tuntud mägede pildistaja Jaan Künnap oma fotosid. Et elu oleks selle pildil sees, aga näiteks see. Seejärel toimus ekskursioon Ida-Virumaa pankrannikule ja jugadele. Pildistati merd, maastikku ja ka aktifotosid. Ekskursiooni lõpus tehti Sillamäe kesklinnas ühine grupipilt. Ultraviolettvärvid pannakse helendama ultraviolettprožektorite abil, mida müüb ja rendib firma Eventech. Eventech tegeleb professionaalse helitehnika, valgustehnika, video- ja lavatehnika rendi, müügi ning paigaldusega. Eventechi tehnika ja meeskonna oskused võimaldavad teostada suuri ning keeruka ülesehitusega kontserte ja showsid. Väiksemate ürituste tarvis on meil loodud DJ-tehnika osakond, kust leiab sobiva valgus- ja helitehnika komplekti kas või sünnipäevapeo korraldamiseks. Eventech müüb ja rendib ka UV blacklight prožektoreid. Värvid on väga efektsed ja see annab nagu palju juurde. Endal on ka mõnus liikuda. 11. septembril toimus Läänemaal Ranna Rancho loomafotolaager, kus profifotograaf Väino Silm õpetas fotograafiliste nootide abil kaamerat kasutama ja loomi pildistama. Mingisugune pool sekundit või siis on Enne võistlust jagasid kogenud fotograafid osalistele hulgalised näpunäiteid, kuidas loomi paremini kaameraga püüda. Juba 5 sajandikuga. Need loomad ei liigu sul ära. Vastupidi. Seejärel mindi kaameratega loomade sekka ja fotohuvilistele poseeris enam kui 300 modelli. Ultraviolettvärvid on pärit kauplusest Fimage. Fimage.eu pakub laias valikus professionaalset kosmeetikat nii spaadele, salongidele kui ka tavakasutajatele. See on Eesti suurim valik professionaalseid tooteid. Kõik tooted on kohapeal olemas ja transport tellimustele on üle Eesti tasuta. Külasta meie e-poodi või kauplust Tallinnas. Uhlenspiegel.de on Saksa grimmitoodete ja vahendite esindaja Eestis. Pakume kõiki tooteid näo- ja kehamaalinguteks, grimeerimiseks ja ka ultraviolettefektideks. Meie klientideks on teatrid, filmitööstus, jumestajad, grimeerijad ja ka tavakasutajad, kes soovivad kvaliteetseid tooteid. Pühapäeva hommikul oli Grand Rose Spa hotell fotograafide haardes. Pildistati hotelli luksuslikku interjööri.
Hotelli foajeesse seadis fotograaf Lembit Michelson üles fotostuudio, kus ta tegi soovijatest pilte. Pärast seda toimus hotelli Grand Rose Spa basseinis allveefotograafia koolitus, mida juhendas jällegi profifotograaf Lembit Michelson. Allveefotograafia koolitusest võttis osa 18 inimest, kellest suurimaks üllatajaks oli 8-aastane Mirjam, kes oli noorim osavõtja ja kes tegi uskumatult häid fotosid, seda nii kompositsiooni kui ka tehnilise taseme poolest. Vee all pildistati 3 modelli, kellest üks oli üritusest osavõtja ja kes ennast ise välja pakkus. Seejuures tuli ta suurepäraselt toime veealuse poseerimisega. Paljud asjad saavad alguses sügavast kirest. Meie kirg on fotograafia, fototehnika rentimine, fotokirjanduse laenutus, fotograafialane nõustamine tasuta. Telli endale sobiv toode, veendusele headuses, seejärel maksa. Kui sulle kaup mingil põhjusel ei sobi, võid selle 14 päeva jooksul meile tagastada. Meie pakutavad tooted on kvaliteetsed ning taskukohased, sa võid rahulikult keskenduda oma kirele. Jaanuaris 2011 saime aastaseks. Meie klientuuriks on sadu harrastus- ja professionaalseid fotograafe. Remo Savisaar, Viktor Koškin, Aigar Kull, Kertin Vasser, Karl Adami, Urmas Kandron, Lembit Michelson, Meelis Adamson.
Eesti fotofestival korraldas 22. septembril fotograafidele tuuri Tallinna vanalinnas, kasutades selleks elektrilisi liikureid Segway. Fotograafidele jagas näpunäiteid profifotograaf Lembit Michelson. Tere, mina olen Maarja ning esindan firmat Sisustuspilt. Meie tegeleme kõrgkvaliteetsete piltide ning teiste toodete trükkimisega. Me kasutame oma töös professionaalseid printereid ning laias valikus materjali. Me valmistame pilte kapal servani, üleserva, raamitud kapal, ka alumiiniumplaadil, lõuendil ning ka näiteks klaasil. Me valmistame pilte igas suuruses, nii väiksemas formaadis kui ka suuremates mõõtmetes. Need olid näited meie standardtoodetest, kuid me valmistame ka näiteks fotokleebiseid ning fototapeete. Me toetame ka Pärnu talviste sündmuste fotokonkurssi. Nimelt trükime konkursi raames toimuva näituse jaoks välja põhiauhinnad. Esimene koht saab pildi lõuendil. Teise ning kolmanda koha jaoks trükime pildi raamitud kapal ning ülejäänud žürii poolt valitud parimatele trükime 17 pilti kapal. Konkursil osalemiseks on soovitatav saata pilte JPG ning TIFF formaatides. Piltide maht võiks olla vähemalt 2 megabaiti ning resolutsioon vähemalt 100 dpi-d. Nii on pildid piisavalt hea kvaliteediga, et neid sellistes mõõtmetes trükkida. Me soovime teile konkursil edu ning palju originaalseid ideid. Tere, mina olen Simon Tompel, kultuuriring Eesti fotofestival asutaja ja tegevjuht. Eesti fotofestival tegeleb Eesti fotograafia arendamisega, fotoalaste ürituste korraldamisega, koolitustega ja fotokonkurssidega. Tere, mina olen Lembit Michelson ja Kalev Spa veekeskuses oli 12. detsembril Eesti esimene veefotofestival. Kuigi fotofestivali üritusi on toimunud juba üsna mitmeid, aga see oli järjekorras 4. Ja selle ürituse raames toimus ka veel ööfotokoolitus ja ööfoto siis pildistamine, mis osutus üllatavalt populaarseks ja rahvarohkeks. Nii et oli pärast tükk tegemist inimeste kokkukutsumisega tänaval, et siis asjale reede õhtuks punkt panna, et laupäeva hommikul juba kell 11 uuesti alustada Kalev Spaas.
festivalil olid kohal ka professionaalsed jumestajad ja grimeerijad. Tere, mina olen Merlit Milander, Stage Colori Eesti-poolne maaletooja ja meie võtsime osa toredast üritusest, nagu oli Kalev Spaas toimunud fotograafide ühendusega koostöös veealune pildistamine. Meie eesmärk oli siis katsetada ja proovida uut Stage Colori jumestuskreemi, mis peaks olema veekindel ja püsima ka basseinis, ujudes, saunas käies, trenni tehes, kõik need kohad, mis on suhteliselt ekstreemsed. Ja meie katse õnnestus 100%. Naisterahvas, keda me kasutasime modellina, käis nii mullivannis saunas, duši all ja veetis seda kõike tehes 3 tundi ja tema jumestus oli täiesti laitmatu. Samuti me teostasime veealuste modellide jumestuse ja kõik pildid tõestavad seda, et need tooted töötavad. See päev kujunes meie jumestajatele samamoodi suure väljakutsena, sest sai proovitud laste peal nii kehamaalinguid, mis pidasid vastu allalaskmisi liuvaljal ja mullivanne. Samamoodi me tegime aktimodellile tervenisti kehamaalingu, mis püsis suurepäraselt peale 2-tunnist fotosessiooni. Ja loomulikult need rahulolevad emad, kes imeilusate klaaride nägudega veetsid oma päeva basseinis. Paljud inimesed kindlasti olid üllatunud, kui nad nägid basseini hüppamas ka piintsaku ja ülikonnaga mobiiltelefoniga inimest või siis kleidikeses neiut. Aga see oligi eesmärk, et pildistada selles hoopis teises keskkonnas harjumatus kostüümis inimesi. Kohal oli ka Eesti esimene allveefototehnika müügiga tegelev ettevõttes Kuuba Foto, kes siis esitles kohalolijatele veekindlat fototehnikat ja võimalus oli ka inimestel proovida ja seda rentida. Töötan Sebaks sukeldumiskeskuses administraatorina. Selle ürituse raames toimus meie lastel sukeldumine. Nad tegid jõuluetendust vee all. Mina aitasin neid siis kaldas ja vee all juhendas neid siis nende instruktor Sass. Etenduse sisu on siis selline, et päkapikud toovad jõulukuuse metsast ja hakkavad seda ehtima. Ja tegelused seal on siis veel jõuluvana, kuusk, röövlid ja üks ingel. Ja siis on meil väiksed taevatähekesed, kes norgeldavad ja siis muidugi päkapikud. Päkapikud toovad siis kuuse, ehivad teda natukene, tantsivad tema ümber ja hakkavad jõuluvana ootama. Tuleb jõuluvana, lehvitab neile, proovib hakata neile juba kingitusi jagama, päkapikud nii kangesti juba tahaksid saada neid. Aga siis tulevad röövlid. Röövlid kiusavad jõuluvana, võtavad nendelt ära jõulukoti, tema põdra, mis on skuuter ja väike tagaajamine toimub. Ja nagu igas ilusas lookeses on ka ilusad lõpukesed ikka, siis tuleb ingel, muudab need röövlid päkapikkudeks, siis nagu ikka jõuluvana jagab kingitusi päkapikkudele ja ehk siis kes on meil lapsed. Ja saavad ka need taevatähekesed oma kingitused kätte.
järgmisel aastal püüame alustada jällegi uue hooga ja jällegi uutes kohtades. Me kohtume teiega kindlasti Pärnus, me kohtume teiega Ida-Virumaal ja mine tea kus veel. Kohtumiseni järgnevatel fotofestivalidel. Ultraviolettvärvid pannakse helendama ultraviolettprožektorite abil, mida müüb ja rendib firma Eventech. Eventech tegeleb professionaalse helitehnika, valgustehnika, video- ja lavatehnika rendi, müügi ning paigaldusega. Eventechi tehnika ja meeskonna oskused võimaldavad teostada suuri ning keeruka ülesehitusega kontserte ja showsid. Väiksemate ürituste tarvis on meil loodud DJ-tehnika osakond, kust leiab sobiva valgus- ja helitehnika komplekti kas või sünnipäevapeo korraldamiseks. Eventech müüb ja rendib ka UV blacklight prožektoreid. Värvid on väga efektsed ja see annab nagu palju juurde. Endal on ka mõnus liikuda. Esimesest 4. juulini toimus Võrumaal loodusfotofestival. Ürituse avas oma kõnega Võru maavanem Andres Kõiv. Ürituse avalöögi andis looduse mees Urmas Tartes oma loenguga. Vaatasime pilti ja rääkisime looduspildistamisest ja looduse pildistamise olemusest. Hommikul kell 3 toimus hommikukastes pildistamine, mida viis läbi loodusfotograaf Aigar Kull. Üllatus oli suur. Enamus osavõtjaid, kes olid kohale tulnud, need olid hommikul rivis. Teinekordki võib nii vara üles tulla. Aga et edasi areneda, siis on vaja kuulata professionaalide juttu ja vaadata, kuidas teised asjani jõuavad ja see annab palju juurde. Uusi fotokaupu esitles nii Pentax kui Nikon. Näitasime siin näiteks makrofotograafia jaoks mõeldud makroobjektiivi. Näitasime siin veel igasuguseid muid objektiive. Ajastus, kus väga palju muud. Nikon D3S, millega Andres Ots parasjagu teeb oma esimesi katsetusi. Siis objektiividest olid meil lainurk, kalasilm 16 mm, 200, 400 mm, 300 mm, 14, 24, 24, 70, laias valikus uusi tooteid. Erinevaid piltide trükkimise viise esitles kunstitrükikoda Artprint. Näitasin siin kõiki meie tooteid. Fotolõuend, fotoakrüül, selline paks fotoakrüül, mis käib laua peale, fotoalumiinium, fototapeet. Loengu pidas ka professionaalne loodusfotograaf Remo Savisaar ja koos temaga käidi ka loodusretkel. Rääkisime, kuidas pääseb linnul lähedale, millist rolli mängib taust, kuidas saab tausta muuta, valida, mis on kontravalgus. Remol oli just hästi huvitav see, et ta oli ka teema, ühesõnaga konkreetne ja siis ta ei olnud nagu raamatupõhine, tähendab õpetus, vaid ta kommenteeris oma neid fotode saamislugusid ja andis näpunäiteid, et kuidas pildistada ja et miks pilt ei ole igav. Kui siia veel natukene mingit värvi saaks, siis hakkas looma. Fotograaf Andres Ots rääkis, kuidas looduses varjuda ja loomaga kontakti luua. Allveefotograafia huvilised sukeldusid Kisejärve ja soovijad said teha proovisukeldumist instruktor Hannes Lipsoni käe all. Vee all saada aru, kus sa oled, navigeerida, saada aru sügavusest, kuidas peaks tervelt ja turvaliselt tõusma. Et selleks läheb vaja teatud oskusi. Järv osutus küll sukeldumiseks ebasobivaks oma madala põhja ja halva nähtavuse tõttu, kuid kogemuste võrra rikkamaks saadi sellegi poolest. Või vabaks, siis oleks... Festivali lõpus toimus ühine piltide vaatamine, kus fotograafid Aigar Kull ja Andres Ots hindasid ürituse käigus osalejate tehtud pilte. Minu jaoks kõige kasulikum info oli vast see, et kuidas Eestis tuntumad fotograafid jõuavad selle oma parima pildini.
ultraviolettvärvid on pärit kauplusest Fimage. Fimage.eu pakub laias valikus professionaalset kosmeetikat nii spaadele, salongidele kui ka tavakasutajatele. See on Eesti suurim valik professionaalseid tooteid. Kõik tooted on kohapeal olemas ja transporttellimustele on üle Eesti tasuta. Külasta meie e-poodi või kauplust Tallinnas. Uhlenspiegel.de on Saksa grimmitoodete ja vahendite esindaja Eestis. Pakume kõiki tooteid näo- ja kehamaalinguteks, grimeerimiseks ja ka ultraviolettefektideks. Meie klientideks on teatrid, filmitööstus, jumestajad, grimeerijad ja ka tavakasutajad, kes soovivad kvaliteetseid tooteid. 23. aprillil 2010 korraldasid Kultuuriühing Eesti Fotofestival MTÜ ja Ilidan OÜ UV Blacklight esitluse ja fotograafia töötoa. Üritus toimus Megazone'i ruumides aadressil Madara 22A. Esinesid TTÜ tantsutüdrukud, kes olid kaetud ultraviolett kehamaalingutega, mille teemaks olid tuli, vesi ja maa. Et tantsutüdrukutest rääkides väga kihvtid nägid välja, et küsimused ongi siis natuke neid puudutavad, et kui kaua üldse võtab aega sellise kehamaalingu tegemine siis 3 tüdrukule või palju ühele inimesele? No täna oli tegelikult, saime hakkama päris kiiresti, et siin UV-värvidega tehes on natukene mõnevõrra nagu kiirem töö, et kuna efekt on siuke valguse ja ütleme, ta ei ole nagu nii-öelda siis siuke värvi joonistuse detailsuse peal, siis meil Mari ja Linda joonistasid need asjad valmis 3 tüdrukule sisuliselt paari tunniga ja seal hulgas oli siis ka nii-öelda põhja mustaks värvimine. Modellide pildistamist ja poseerimist juhendas fotograaf Indrek Mänd. Et UV-fotograafia üldse, et mis selle juures on võib-olla selline raskemini teostatav, et mis muudab ta nii eriliseks võrreldes tavafotograafiaga? No raskeks teeb ta muidugi see, et see valgus on ikkagi võrdlemisi nõrk ja et küllaltki kõrgeid isosid tuleb kasutada ja pikka siis äriaegu, et võivad kergesti ära liikuda, et selles mõttes tavaline stuudiofoto on ikka selle võrra lihtsam teha. Ja seal on pakkuda nii-öelda tavalisi vesivärve. Grimeerimisvahenditega tegeleva firma Ilidan juhataja Artur Pakas tutvustas osalejatele Kryolan UV-värve ja kõigil osalejatel oli ka võimalus neid värve omal nahal katsetada. Vaatasite Weekendist on kuldsed paaripoisid värvitud, need on nende samade kehavärvidega maalitud kuldseks värvide valikut alates valikutest. Et kui on piisavalt teadlik tarbija, siis saab täpselt seda, mida vaja on ja konkreetselt tooni pealt. Seda värvi oleks head korras võimalik suures kogus kastab mingi tünni sees või nii? Jaa, kindlasti. Pakuvad 5-liitrine liistel. У меня карта полная. Сейчас придется кое-что стирать. Нас снимают? Pildistamas oli ka fotograaf Jaan Künnap. UV-fotograafia on teie jaoks vist ka võrdlemisi uus asi, et kui palju te varem olete sellega kokku puutunud? Mõned korrad. Seda valgust on ikka kunagi kasutatud, paarides kunagi olidki ja need valgused. Seda ma olen kasutanud, aga neid värve ei ole paar korda ainult. Pärast maalingute tegemist tehti ka ühine grupipilt. Kõigil osalejatel oli ka võimalus proovida Megazone'i lasermängu. Lisage elule põnevust, ärge passige kodus, tulge kogu aeg siia. Siin on alati huvitav mängida.
Paljud asjad saavad alguses sügavast kirest. Meie kirg on fotograafia. Fototehnika rentimine. Fotokirjanduse laenutus. Fotograafialane nõustamine tasuta. Telli endale sobiv toode, veendu selle headuses. Seejärel maksa. Kui sulle kaup mingil põhjusel ei sobi, võid selle 14 päeva jooksul meile tagastada. Meie pakutavad tooted on kvaliteetsed ning taskukohased. Sa võid rahulikult keskenduda oma kirele. Jaanuaris 2011 saime aastaseks. Meie klientuuriks on sadu harrastus- ja professionaalseid fotograafe. Remo Savisaar, Viktor Koškin, Aigar Kull, Kertin Vasser, Karl Adami, Urmas Kandron, Lembit Michelson, Meelis Adamson. ...29. 31. jaanuarini toimusid Saaremaal Eesti Fotofestivali poolt korraldatud talifotomängud Kiire pööruga, sage sammuga. Lumi, keegi pole käega katsunud teist, et siis on lumi, siis ta enam libe ei ole, ta on nagu liiv. Et suusatada ei saa, näiteks lennukil, mis on suuskadel, näiteks Antarktikas. Tuntud alpinist-fotograaf Jaan Künnap rääkis, kuidas pildistada külmades oludes. Tihendid on natukene vähem kui näiteks selle uuel 70 teevad. Selle pidi natuke isegi paremini olema. No kui kere miinuskraadides ja see puutud kokku veega, siis vesi jätab ära sellest, et Samas oli välja pandud ka tema fotonäitus. See montaas on ikkagi see, kui me mitmest pildist... Profifotograaf Lembit Michelson rääkis, kuidas pildistada tooteid. Ütleme nüüd ükstuse peale, pigem valid ka siis vastava värvitooniga siis mingi söödava 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seejärel jagati osalejad võistkondadeks ja neile anti ülesanded, kus nad pidid pildistama erinevaid tooteid. Näitab toodet, aga selle toodi küll ei. Siin hakkab häirivaid komponente tulema sisse, tähendab see puudustruktuur. Et siit Onko see lüliteed võtsid need? No ei saa, siis ta peab siia poole tulema. Laupäeva hommikul külastati fotograaf Ene Schultzi fotonäitust talvises vaikuses. Alles õiga koha peale teisele poole õskon, kus oli tõeliselt ilus vaade ja me võistleme kogu aeg oma võistkondadega ja ülesanne on selles, et kui me jõuame sinna Paikülla, siis võtame oma võistkonnad jälle kokku. Seejärel sõideti bussiga Paikülasse, kus pildistati hobuseid ja reesõitu. Mina olen Jaagup ja me oleme Kärdla vallas Paikülas. Tegelengi hobuse kasvatusega ja siin sõidame saaniga, mis siin talvel ikka muud teha. Edasi pildistati Karujärve ja Odalätsi allikaid.
inimestele, et loodus on aasta ringi lahti. Kuidas teie riietus on nii õige ja kontsakingada keegi ei ole, siit saab ikkagi mütata ka. Kas kõhud on tühjad ka? Peale seda külastati Vilsandi rahvuspargis asuvat Miku metsaparki, kus toimus lõunasöök püstkojas lõkke ääres ja sportlikud meelelahutuslikud ülesanded. Tahad siin olla? Veel, küll saab pärast. Selge. Mis saab veel parem olla, kui ma läksin suust? Ühest viieni palun kirjutage numbrid ja numbri taha kirjutage vastus. Tagasiteel Kuressaarde toimus bussis võistkondade vaheline viktoriin. Jaks osutus võistkond number 3. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama võistkonnad number 1 ja number 2. Kuressaarde tagasi jõudes külastati vast valminud lumelinna. Igale võistkonnale oli antud kaamera, millega tuli pildistada tooteid ja teha reportaažfotosid Lääne-Saaremaa ringreisil, tabades ka emotsioone. Parim meeskond selgus peale piltide ühisvaatamist Veski Trahteris. Kella ma tedan? Välja on näha ja. Nikon Baltic turundusjuht Rene Mitt esitles esimest korda Saaremaal uusimat Nikoni fototehnikat. Et mul on väga hea meel, et Eestis on olemas selliseid aktiivseid inimesi nagu Simon, kes võtab ette suuri projekte ja viib need teoks. Ja meile on see ainult rõõm olla väljas sellistel üritustel, olla nende fotograafide juures, kes ükskõik kus Eestimaa pinnal asuvad, tulla nende lähedale, näidata nendele, mis meil on ja saada nendega tuttavaks. Aga ei ole ka hullu. Näiteks niisuguse välja joonistamiseks ja kontuurimeele käimiseks on ka selles. Aga mis on LED-ide eelis? LED-i valgus nüüd ei ole nagu hõõglambil. Siis need samad 9 LED-i moodustavad eraldi väikesed. Päev lõppes valgusmaalingu teooria ja praktikaga. Fotograafid Andres Ots ja Lembit Michelson rääkisid valgusmaalingu tegemisest ja pärast seda mindi välja katsetama. Kõik või? Ei ole fotofestivalil nii palju rahvast veel koos näinudki, kui siin Saaremaal tuli. Et pani imestama tõesti see, et nii palju huvilisi on siin Saaremaal. Ja fotofestival on tänane, või seekordne fotofestival on väga korda läinud. Inimesed võtavad asja tõsiselt, on huvitatud, on hingega asja juures. Väga hea presentatsioon, väga head lektorid. Ja paistab, et see fotofestival on väga arenev asi. Et mida ma rohkem siin käin ja osalen, seda paremaks ta järjest läheb. Tere, mina olen Maarja ning esindan firmat Sisustuspilt. Meie tegeleme kõrgkvaliteetsete piltide ning teiste toodete trükkimisega. Me kasutame oma töös professionaalseid printereid ning laias valikus materjali. Me valmistame pilte kapal servani, üleserva, raamitud kapal
ka alumiiniumplaadil, lõuendil ning ka näiteks klaasil. Me valmistame pilte igas suuruses, nii väiksemas formaadis kui ka suuremates mõõtmetes. Need olid näited meie standardtoodetest, kuid me valmistame ka näiteks fotokleebiseid ning fototapeete. Me toetame ka Pärnu talviste sündmuste fotokonkurssi. Nimelt trükime konkurssi raames toimuva näituse jaoks välja põhiauhinnad. Esimene koht saab pildi lõuendil. Teise ning kolmanda koha jaoks trükime pildi raamitud kapal. Ning ülejäänud žürii poolt valitud parimatele trükime 17 pilti kapal. Konkursil osalemiseks on soovitatav saata pilte JPG ning TIFF formaatides. Piltide maht võiks olla vähemalt 2 megabaiti ning resolutsioon vähemalt 100 dpi-d. Nii on pildid piisavalt hea kvaliteediga, et neid sellistes mõõtmetes trükkida. Me soovime teile konkursil edu ning palju originaalseid ideid. Saaremaa fotopäevad toimusid 9. ja 10. juulil Vilsandi rahvuspargis. Koguneti Loona mõisas. Seekord oli teemaks peaaegu et muusika. Fotograafilised noodid oli Väino Silma ettekanne ja seal ta käsitleski fotograafiat ja abivahendina kasutas muusikat. Mängis ise kitarri, rääkis 4 fotograafilisest noodist, kuigi muusikas on neid 7. Sulle tõmbab seda niiti, ämblik, aga katsu. Kuulasime Aleksei Turovskit nii eile kui täna. Harilaiul tutvustas fotograaf Anti Kuus ajakirja Positiiv. Täna käisime Vilsandi saarel, käisime vaatamas erinevaid käpalisi, pildistasime hästi palju makrovõtteid, liblikatest, putukatest. Ootan nüüd järgmist üritust, mida aitan samuti korraldada. See on Ida-Virumaa ja arvan, et iga korraga lähevad meil asjad veidikenegi paremaks. Ultraviolett värvid pannakse helendama ultraviolett prožektorite abil, mida müüb ja rendib firma Eventech. Eventech tegeleb professionaalse helitehnika, valgustehnika, video- ja lavatehnika rendi, müügi ning paigaldusega. Eventechi tehnika ja meeskonna oskused võimaldavad teostada suuri ning keeruka ülesehitusega kontserte ja showsid. Väiksemate ürituste tarvis on meil loodud DJ-tehnika osakond, kust leiab sobiva valgus- ja helitehnika komplekti kas või sünnipäevapeo korraldamiseks. Eventech müüb ja rendib ka UV Blacklight prožektoreid. Värvid on väga efektsed ja see annab nagu palju juurde. Endal on ka mõnus liikuda. Esimese törtsoguna.
ultraviolettvärvid on pärit kauplusest Fimage. Fimage.eu pakub laias valikus professionaalset kosmeetikat nii spaadele, salongidele kui ka tavakasutajatele. See on Eesti suurim valik professionaalseid tooteid. Kõik tooted on kohapeal olemas ja transport tellimustele on üle Eesti tasuta. Külasta meie e-poodi või kauplust Tallinnas. Uhlenspiegel.de on Saksa grimmitoodete ja vahendite esindaja Eestis. Pakume kõiki tooteid näo- ja kehamaalinguteks, grimeerimiseks ja ka ultraviolettefektideks. Meie klientideks on teatrid, filmitööstus, jumestajad, grimeerijad ja ka tavakasutajad, kes soovivad kvaliteetseid tooteid.